Tere kõik! Ma vaatan teile praegu otsa ja püüan millelegi mõelda. Kui ma pean kusagil üles astuma, siis enamasti ikka üritad inimestele otsa vaadata ja midagi tajuda või tabada. Sest jah, alati on võimalik panna midagi kirja ja tulla ja see ette lugeda ja ära minna. Samas niisugustel puhkudel tekib mul alati küsimus, et miks ma ei võiks teile lihtsalt e-maili saata või oma jutu kusagil avaldada ja kõik saabki tehtud. Tuled kohale, tahaks nagu mõnes mõttes otse rääkida ja inimestega kõnelda ja vaadata, kuidas tuju ja tunne on. Samas see lähenemisviis ei paistnud päriselt toimivat, sest kui me siin aulike korraldajatega pisut ettevalmistavaid vestlusi pidasime, siis kusagilt jäi kõrva ka mõte, et need kõned ka ühel või teisel kujul, ühel või teises vormis avaldatakse ja sellega on mitte üleliia head kogemust küll ja veel, kui keegi lihtsalt tuimalt kirja paneb sinu kõnekeelse teksti, mis võib-olla läbi kõrvade võetuna on koha peal täitsa hää olnud, aga teise meediumi vahendusel ei toimi enam sugugi mitte nii veenvana. Teine raske asi siinsete kõnedega oli, ma arvan, ma olen vist mingi 15. esineja ja teist sama palju või mõned veel on järele jäänud päevadel tulekul. Kuidagimoodi tuli süda kõvaks teha ja üritada mitte näha ega kuulda ühtegi varasemat kõnet, sest muidu oleks väga raskeks läinud. Hakkad kellegagi vaidlema või hoopis kaasa mõtlema ja siis teise poole inimesed on võib-olla kurvad, et näed, nendega sa ei saanudki nüüd kaasa rääkida ja mõelda. Nii et ma hoidsin kõik need varasemad kõned endale hilisemaks lugemiseks. Siis ma mõtlesin, et sama hästi võiks ju lihtsalt tulla, kuna öeldi, et vorm, sisu, pikkus, kõik on vaba, tee mis tahad. Nagu kunagi ammu Doris Kareva ütles, kui Vabaduse väljakul Tallinnas kohtusime, näe, Vabaduse väljak, teen mis tahan. Jumala tõsi. Et tõesti oleks võinud kas või tulla, võtta mõne hea raamatu, seda inimestele ette lugeda. Selleski ei oleks otseselt midagi päris vale olnud. Tervitada võib ka, eks. Ma tervitan sinna pilve peale oma vanaema, kes täna oleks saanud 100-aastaseks. Ja siis tuleb mulle muidugi meelde oma teine vanaema, kes oli elupõline raamatukogu töötaja ja juhatas pikka aega Tartu Ülikooli raamatukogu. Ema mul kogu oma töise elu töötas raamatukogus, nüüd ma olen ise omadega raamatukokku välja jõudnud, et mis oleks olnud lihtsam, kui valida lihtsalt välja üks hea raamat ja tulla ja seda ette lugeda. Teisest küljest aga on see asi, et kirjanikelt eeldatakse rohkem nagu raamatute kirjutamist, kuigi selleks, et nad neid kirjutada saaksid, peavad nad muidugi eelnevalt tugevalt lugema. Osad kirjanikud ei tee seda, aga see on tekstist tunda, kas on enne mõni raamat loetud, kui enda oma kirjutama hakati. Saab aru küll. Ja siis ma jõudsin sellise kompromissvariandini, et ma raamatut ei kirjutanud, aga kirjutasin lihtsalt, ma ei oska öelda, ma ei tahaks selle kohta ka luuletus öelda päriselt. Võtame sellise aegade taguse sõna nagu melodeklamatsioon näiteks. Ja veel oli niisugune väikene nüanss, et ma ei tea neid kõnesid, mida on peetud ja veel vähem neid, mida pidama hakatakse siin. Aga tihtipeale avalikus arvamusruumis jääb hinge kriipima kange kriitilisuse. Ja mõnikord on mul tunne, et inimesed unustavad ära asjad, mis on hästi, asjad, milleks on võimalused, asjad, mis saavad alles hästi olema hakata. Mõtlesingi, et ma kirjutan siis võimalustest natukene ja loen selle tekstikese ette. Meil on võimalusi.
Meil on pagana palju Jumala ilusaid võimalusi. Meil on võimalusi minna ja kallistada. Meil on võimalusi tulla ja kallistet saada. Meil on võimalusi minna ja tulla ja olla. Meil on võimalusi võtta väike vaikne hetk. Meil on võimalusi röökida ja öökida. Meil on võimalusi lärmata. Meil on võimalusi mõnikord null. Meil on võimalusi nii mis hull. Meil on võimalusi õhtul. Meil on võimalusi hommikul. Meil on laudteede rägastik me võimaluste rabas ja meil on usk, et ime tuleb kohe teise ime sabas. Meil on võimalusi uskuda selle ime sisse. Meil on võimalusi uskuda ta saabumisse. Meil on võimalusi midagi tema heaks teha. Meil on võimalusi seni tehtud etemaks teha. Meil on võimalusi minna ja võtta üks jook. Meil on võimalusi küpsetada üks kook. Meil on võimalusi möliseda, on võimalusi olla vait. Meil on võimalusi ehitada eestlaslik noaait. Meil on võimalusi laduda endale laev. Meil on võimalusi kaevata haud või hoopis kaev. Meil on võimalusi raiuda metsa, meil on võimalusi raiuda äkka, meil on võimalusi raiuda raamatusse, meil on võimalusi raiuda kui rauda. Meil on võimalusi elada 100-aastases riigis. Meil on võimalusi võita või kaotada või vähemalt püsida viigis. Meil on võimalusi oma võimalused laiale lauale laotada. Meil on võimalusi vahel oma lõuakesi mitte liialt paotada. Meil on võimalusi kanda kas või 60 aasta taguste bändide särke. Meil on võimalusi lugeda läbi 100 aastate tagusi kirjavärke. Meil on võimalusi luua tuleviku muusikat. Jah, on täiesti võimalus luua siin ja praegu terve tulevane maailm. Meil on võimalusi elamisväärseks teha ka olevane maailm. Meil on võimalusi kaubanduskeskudes hängida, klišee. Meil on võimalusi minevikuga mängida, ent kas me tahame. Meil on võimalusi napsata turu pealt Viljandi purksi, maailma parim. Meil on võimalusi ahjutada hea värske linask või turski. Meil on võimalusi surra ära või võtta ja elada. Meil on võimalusi võtta ja surra või ära elada. Meil on võimalusi võtta veel küll. Meil on võimalusi. Meis on võimalusi. Me oleme võimalused. Meist tulevad võimalused. Võimalused jätta kasutamata võimalused, võimalused võimatusteks muuta. Et taas tärkaks ime. Meil on võimalusi, kuna paduvihm täitis tänavad tulvaveega. Meil on võimalusi, kuna linn istutas kesklinna kartuleid. Meil on võimalusi, kuna keegi tuli esimest korda karikavõitjaks. Meil on võimalusi, sest kalurid püüavad ümarmudilat. Meil on võimalusi, sest vastased avaldasid meelt. Teeme ruumi võimalustele. Teeme ruumi ustele ja teeme akendele. Teeme ruumi teisele ja iseendale. Teeme ruumi, siis me lendame. Sest meil on võimalusi. Ja siis tärkab ime. Selle viimase lausekesega oli väike viide Lawrence Ferlinghetti luuletusele I am waiting. Aitäh!